Tervist, mina olen Illar Kohviinavalt ja täna on teisipäev 11. september ja kuigi sellest Zodiaagi üritusest Tartus Suurepu Simmonist on möödas juba mitmed päevad, see toimus siis reede 7. septembril, tahaksin natukene rääkida sellest veel ja sellest nii-öelda ajakirjanduslikust poolest, see kajastamisest. Et noh, nagu ma siin ühest eilses videos juba rääkisin, et kõige sellise toredama ja sisukama loo tegi Õhtuleht seekord sellest peost ja sõnaga, kus Aldo Luut tegi pilte ja siis video ja siis ka üks noor ajakirjanik, kes seal oli, et noh, selle loo kohta midagi öelda halba, et see oli väga toredasti tehtud. Aga samas oli näiteks luguga nii, ütleme, Elu24 kui Postimees sõnaga ja siis keegi mingi Joakim Clementi sõnaga oli nende piltide autor, et noh, selle järgi ma nüüd küll mõtlesin, et kus kohas poisu nagu on olnud või et ta sellise, noh, suht sisutu loo teeb, et seal nagu piltide peal nagu oli, no ei olnud mitte midagi sealt vaadata sõnaga, et mõni üksik asi, et näiteks, et ma ei tea, et kui ta näiteks Illar Kohvi ei tea või tunne sõnaga, et mõnes mõttes ma imestan ka seda, et ka noor poiss, et võib-olla see oli selle ajal alles isa nagu munakotis ja sõnaga, et kui Illar, tähendab, siis kui alles juba Illar Kohv nagu hakkas juba tuntuks saama sõnaga ajakirjanduslikus mõttes, et noh, väga võimalik, et sellepärast ta nagu Illar Kohvist ei oska midagi sealt nagu välja tuua, ka pilte teha. Aga noh, jah, see selleks. Aga samas ma ütlen seda, et Tartus on ka selline tasuta ilmuv ajaleht nagu Tartu Ekspress, mille peatoimetaja on siis Kaur Paaves. Ja minu teada ei olnud ka Tartu Ekspressi kohal ja siis ma täna küsisin nagu selle Kaur Paavese käest, et noh, et miks siis tema kohal ei olnud, et oleks võinud ka sellist kohalikku suurt üritust nagu kajastada lehes ja tema lihtsalt vastab, et kahjuks jah, et ei olnud vahendeid. No kuule, Kaur Paaves, mis vahendeid siin vaja on? Kas siis tõesti on siis raske nagu ütleme kohale tulla, pilte teha ja mõne inimesega mõne sõna seal rääkida mõne esinejaga, et sellega loo teha, et noh, vaadata seda neid Tartu Ekspressi iganädalast lehti või neid teemast, mis on, et noh, seal ei ole ka mitte midagi vaadata pealkirjad, et mingisugune Kivilinna kaubois seal esineb oma sihukese mõttetu muljaga sõnaga ja seal muud asja, et noh, ma soovitaks ikka see Tartu Ekspressi ikka natuke sisukamaks teha, et oleks ikka laiemale lugejaskonnale, et noh, ta on küll tasuta ilmub, et võib-olla mõni võtab tõesti paki mingiks, ma ei tea, ahjukütteks lihtsalt ära, et vaatagi, mis seal sees on, aga et ikka rahvale nagu huvi pakuks see leht, et siis võiks ikka käia üritustel ja teha ikka selliseid sisukamaid lugusid, mille vastu ka rahvas huvi tunneb, et noh, ainuke asi, mis ta siin avaldas, oli see, et Eiki Ainsalu need uue laulu sõnad, see Teel Lätti, et see on ka lugejakirjana avaldatud seal, et noh, jah, et see asi jätab ikka nagu väga palju soovida sõnaga, et siin on palju mõtlemisainet. Ja samas ütleme veel niimoodi selle kohta, et kui siin paari lehe kohta oli nagu ära toodud erinevad esinejad seal sõnaga, aga ütleme, et mulle jättis nendest esinejatest kõige sümpaatsem mulje tegelikult Ailo Tael ansamblis Willis Voice sõnaga, et kes ikka noh, tõesti kohe on kuulda, et ikka naisterahval on hääl kohe sükene võimas, et ta ikka sükene noh, võib juba lauljaks nimetada, aga kahjuks temast ei olnud ühtegi pilti, ega tema nime nagu eriti ära mainitus seal, et noh, et miks siis sellised noh, kuidas ma ütlen, et ikka sellised tõsisemalt võetavad lauljad ikka nagu tahaplaanile jäetakse, et miks neist nagu siis ei kirjuta, aga noh, õnneks ma võtsin Ailo Taelaga sõnaga ühendust ja teen temaga lähemal ajal intervjuu Ajalehe 4 teataja sõnaga, et ta oli lahkesti nõus nagu vastama mu küsimustele. Nii et ma leiaks seda, et noh, et selle asemel, et selliseid esinejad kangesti esile tõsta, et noh, kes on võib-olla ühe õhtu tähed, nii-öelda jutumärkides tähed kas või, et selle asemel võiks ikka selliseid noh, selliseid tegijad ikkagi natukene esile tuua või rahval rohkem näidata, kellest ikka nagu ütleme, et tulevikus ikka nagu midagi ikka rohkemat nagu tulemas on ja kes ikka noh, kes ikka teevad muusikat tõeliselt, aga noh, et need show-tähed või need, et noh, eks neid ka esile tuua mõnes mõttes, aga et ma leiaks, et kui ikka lugu teha, siis ja siis nagu
esinejatest rääkides, siis võiks ikka kõikidest rääkida ja võiks ikka nagu kõikide pildid olla ja siis ikka rahva näidata, et mis ikka toimus, et kui palju seal esinejaid oli, aga mitte nii, et toome nüüd ühe esiplaanil, toome teise esiplaanil, et noh, et see on nagu liiga ühekülgne asi, et noh, et ajakirjanikud ja võiks ikka natukene mõelda, kui nad midagi üritust lähevad kajastama, et mida nad kajastavad ja kuidas nad kajastavad, et see on küll minu soovitus. Nii et mina Iljar Kohvina